tundub, et me saime pildi tagasi. Ja jutuks tuleb siis infopoliitika. Enne kui ma üldse millegagi peale hakkan, mul on igale ühele üks väga konkreetne küsimus. Kas te olete nõus eeldusel, et meil on mingisugune privaatsus siiani säilinud, kas te olete nõus tükikese oma privaatsusest ära andma selleks, et meil oleks ilus, parem, kaunim ja mis iganes elu? No see küsimus on selles mõttes retrospektiivne, et me paratamatult kõik juba oleme seda teinud. Tänapäeva reaalsus on selline, et kas või asjaolu, et sul on taskus nutitelefon, tähendab seda, et keegi teab kogu aeg, kus sa oled. Keegi, kes soovib. Eerik Niilesk, kas oskab pealt kuulata sind? Oma vastavat tehnikat, mis on tänapäeval suhteliselt odav, kuuleb ka, mida sa räägid ja nõnda edasi. Kõik me kasutame e-maili, kõik me kasutame, valdav osa meist kasutab sotsiaalmeediat ja nõnda edasi. Nii et selles mõttes, kuivõrd suur osa meie elust toimub tänapäeval interneti kaudu, päris turvalisi lahendusi ei ole, et see protsess minu arvates nagu areneb tormiliselt tänapäeval, kus inimesed üha rohkem loobuvad nagu mugavuse nimel privaatsusest. Ja teine aspekt selles on siis, et kuivõrd riigi poolt suunatud viisil peaks loobuma siis privaatsusest turvalisuse huvides ja seal tuleb eristada muidugi riigi tasemel turvalisust ja isiku tasemel turvalisust. Et see peaks olema nüüd inimese enda valik võimalikult suurel määral. No ma püstitasingi küsimuses edasi, et juhul kui me oletame, et meil on veel mingisugune privaatsus olemas, siis kas? Nii et jah. No sellele on keeruline nüüd vastata, et ma tahaksin olla ja mulle tundub, et kodanik üleüldse peaks olema kõigepealt sellest võimalikult adekvaatselt informeeritud, et mida see tema privaatsusele kaasa toob ja tal peaks olema vabadus otsustada. Et ma ei tahaks, et jätkuks olukord, kus väga sageli seda otsust tehakse sinu eest ära ja pärast vabandatakse. Minu meelest oli see natukene roundabout või küsimus, et see privaatsus on ju iga inimese jaoks täiesti erineva tähendusega. Et ma tean näiteks inimesi, kes kasutavad isegi oma e-maili võimalikult harva, neile ei meeldi mõte. Mul oli isegi üks sõber veel, kellel veel, see on nimelt Eesti juhtivaid kirjanduskriitikuid Vaapo Vaher, kes sai minu meelest mobiili endale lõpuks, siis andis alla eelmine aasta alles, eks ole ju. Et sestap ei ole võimalik vastata ilma iga inimese, kes nagu eraldi rääkimata, mis tema jaoks tähendab. Mina näiteks ei karda oma mobiiltelefoni ega oma internetti, sest et kuna mingite hämarate asjadega ei tegele, siis mul on suhteliselt savi kõikidest nendest inimesest, kes peaksid meid pealt kuulama. Palju õnne, kuulake, kui tahate, eks ole. Kui ajaga pole midagi muud peale. Jah, kui ajaga pole midagi muud peale hakata ja ausa inimesena ma ütlen oma asju avalikult, et mis seal sikka. Mis muidugi üleüldse isikliku privaatsuse puutub, siis on inimene on sotsiaalne olend. Tegelikult, kes on väga privaatne, igatseb olla. Ma kardan, see kuhugi ennast sulgeb, see läheb varem või hiljem hulluks, eks ole. Võib ikkagi ette tulla olukordi, mida sa ei taha, et igaüks teab. Puudutab tervist või mida sa õhtul kodus naisega teed või mida iganes. No võt, et kui minule korterisse ei tulda, siis ma ei näe mingit probleemi. Aga kui nüüd rääkida veidikene niisuguses futuristlikus võtmes a la Orwelli 84, eks ju, kus nagu kuhugi lähevad mingid hämarad niidid ja inimesi kontrollitakse ilma, et nad teaksid seda. Või oleksid võimelised avaldama oma arvamust selle vastu näiteks, kui neile see ei meeldi, siis sellega ma ei ole nõus. Ma tõsiselt sellega ei ole nõus ja
fakt on muidugi see, et juba tänane igasugune tehnoloogia tegelikult seda võimaldab. Ma ei ole vandenõuteoreetik, ma ei tea, kui laialdaselt seda kasutatakse nagu tavakodaniku puhul, aga võimalused kindlasti on. See mulle ei meeldi, isegi mitte sellepärast, et mul oleks nagu kuidagi mingit saladusi, aga mulle ei meeldi põhimõtteliselt, kui riik astub inimese ellu. Seepärast, et riik ei saa olla isik. Riik võib olla üks mingi asi, mis koosneb isikutest, mis peaksid selle riigi moodustama nii, et kõigil oleks mugav, mitte nii, et kusagil mingi süsteem sinu ellu sekkub. No ega privaatsuses ei tungi sisse ju tegelikult riik. Riik on, ütleme, selline bürokraatlik masin, mis enamasti töötab halvasti ja nagu kõik terroristlikud aktid näitavad ühesõnaga, ta püüab privaatsusesse sisse tungida, aga tegelikult ikkagi asju teavad erafirmad. Nii et riigi ma jätaks nagu mängust välja lihtsalt sellepärast, et riik on äppu oma olemusel. Aga see, et privaatsust ei ole, sellega ma olen nagu aastate jooksul leppinud ja olen harjunud selle mõttega, et seda privaatsust lihtsalt elementaarselt ei ole. Ja ma olen seda lugu mitu korda rääkinud ja see on tegelikult Hardo Aasmäe omaga, et Tallinki taga seal, kus seisavad rohelised prügikastid, ikka aeg-ajalt õhtuti tuleb üks härrasmees, tähendab, ja enne kui ta siis seal kusele hakkab, siis ta kergitab 3 suunas kaabut ja lihtsalt palub kõigi kaamerameeste eest vabandust, kes sealt taga nüüd parasjagu kaamerad on, et nüüd ta ajab oma selle asja ära, paneb kaabu pähe ja läheb minema. Linnalegend, eks ole, pidevat olema Tallinna lingi hotelli taga, aga äkki küll. Vaat siin on nüüd üks teine asi, tähendab privaatsusel on mõnes mõttes vahe, tähendab 2 momendile ma tahaks tähelepanu juhtida. Esimene asi on see, kui informatsiooni on tohutus koguses, kui tõesti kõikide kohta on kõik lindid ja ajad ja nii edasi, nende läbikuulamine, selekteerimine, filtreerimine mingite märksõnade järgi ja nii edasi, on tohutult kallis ja kulukas ja tegelikult sealt selle õige info ülesleidmine, mis võib olla tõesti kellelegi kahjulik, kas näiteks minule või riigile ja nii edasi, on väga raske. Sest informatsiooni kogus on niivõrd meeletult suur. See on tagantjärele on kindlaks tehtud, et ameeriklased teadsid Pearl Harbori rünnakut ette juba põhimõtteliselt kohe, nagu Jaapani kindralstaap oli selle välja töötanud, aga lihtsalt see paberipakk oli nii suur, et nad ei leidnud seda õiget paberit sealt üles. See on nagu üks aspekt. Ja teine moment on see, kus privaatsus omab tähtsus. See ei ole isegi mitte see, mis keegi naisega kodus teeb ja mis asendis. Aga võt, kus privaatsus omab tähtsust, ütleme, reaalselt ja võt see ei lähtu just nimelt riigist, kus tõesti peaks nagu võib-olla mõtlema, kuigi see on selline kaduv asi, aga kus privaatsuse teatas säilitamine omab tähtsust. Kommertsinformatsioon. See on ühesõnaga läbirääkimistel rahaline, finantstehnoloogiline võimekus, kui kaugele mingite järeleandmistega võib minna, kuigi nädala pärast tegelikult on ka see väljas. Nendele, kellel seda vaja on seda teada. Aga võt selle läbirääkimise hetkel, võt just enne, kui sa annad mulle selle oma allkirja, võt kommertsprivaatsus võib omada siiski veel tähtsust. Tõenäoliselt muidugi 20 aasta pärast jumala ükskõik. Nagu nii teavad kõik kõigest. Sinna me liigume. Mina ei ole sellega päriselt nõus. Ma arvan, et nii nagu inimene on sotsiaalne loom, on ta ikkagi ka privaatne loom. Et inimese üleüldise õnnelik olemise jaoks on, ma usun, tarvis ka seda, et tal on oma saladused. Et on asju, et inimene on vaba siis, kui ta saab ise otsustada, mida ta avaldab ja mida mitte. Ja ma olen nõus, et siin on toimumas ühiskonnas mingisugused muudatused. Et privaatsus on kolimas kuhugi mujale ilmselt. Ta ei ole enam kirjavahetuses, ta ei ole enam vestluses lähedase sõbraga telefoni teel, aga kuskile ta peab kaduma, sest selles ei ole mingit empiirikat, aga mulle tundub, et inimloomus vajab ka privaatsust, mitte ainult sotsiaalsust. Kindlasti, aga sellele mõelda ei saa, sest see lõpeb üks üleüldise paranoiaga ja näiteks kui meie käime ja võtame kusagil ühe õlle, siis ma ei mäleta, et me kumbki oleks võtnud telefonilt aku ära või jätnud telefonit garderoobi või WC-sse. Aga inimesed tänapäeval on tegelikult üha rohkem leppimas sellega, et suhtlemine, mis üha rohkem toimub elektroonilisel teel, ei ole privaatne. Ükskõik, kui privaatseks sa seda pead. Nüüd edasi, kui sa ütled, et see on tõsi, et palju rohkem teavad kommertsstruktuurid, ütleme, Facebook teab meie käitumise või inimkonna käitumise kohta ilmselt rohkem kui kõik luureasutused kokku. Inimkond ise paneb. Aga üks asi on nii-öelda passiivne informatsiooni omamine. Hoopis teine asi on see, et kuidas seda informatsiooni kasutatakse. Ja see nii-öelda aktiivne kasutus
ja sageli inimese eraellu otseselt tungib kasutus, see on ikkagi riigi käes enamikes ühiskondades. Kuigi huvitav, ma tuleb meelde, see oli meie erakonna kokkusaamine IT-firmaga, mis meid teenindas kuskil aastaid tagasi ja hästi tublid ja toredad poisid. Ja siis oli see koht, kus tõsteti šampanja pokaale ja tänati teineteist meeldiva koostöö eest ja siis seal üks poiss, IT-poiss ütles väga hea lause, mis mul praegu seni ei lähe meelest ära ja kummitab kogu aeg, on see. Vaadake, teie ei tea, mis meie teeme, aga meie teame, mis teie mõtlete. Täiesti õige, sest sa esitasid ju tellimuse kirja, et loomulikult ta teab. No see ongi tegelikult põhiline argument, see on natukene teine valdkond, aga on vana vaidlus, et kas tehnika ja tehnoloogia asendab luuramises või luuretegevuses inimesed. Et kas on, ja on olemas mitmes riigis koolkonnad, kes väidavad, et mingisuguste tüüpide värbamine kuskil Venemaal või Hiinas ei ole üldse enam vajalik, sest satelliidid ja muud pidi nad korjavad kogu informatsiooni kokku. Et see tegelikult ei ole nii, sellepärast, et nii kaua kui tehnika, kui me ei suuda mõtteid lugeda tehnika abil, nii kaua on ainukene loodame, et siukest tehnilist riiginat veel ei ole ehitatud. Aga see on aastate küsimus. Ameeriklaste purki kukkumine Iraanis muidugi kogu selle massihävitus ei ole väga muster meedia selle kohta. Kuna maa peal spiooni ei olnud, õhust vaatasid just kui nagu oli ja võtta ongi siis reaalne tulemus. Jah, muidugi. Kuidas see on see inimluure või human intelligence? See on ikkagi oluline muidugi. See on äärmiselt huvitav mõttevahetus, aga kahjuks mul on mingisugused küsimused siin ees, mille ma pean ära küsima. Miks kahjuks? Elver pani mind natukene tanki, sellepärast, et ma eilse õhtuni veel ei teadnud, et ma hakkan seda modereerima. Nii et paraku ma ei räägi päris enda mõtteid, aga need küsimused on huvitavad, ehkki te osaliselt vähemalt esimese küsimuse rääkisite ära. Aga siiski, ilmselt Wikileaksist ja Snowdenist olete te kõik kuulnud, eks ole? Ja me ilmselt teame... See ei ole tähtis on, et nemad on meist kuulnud. Ka seda. Ja me teame, et nii Ameerika Ühendriigid kui ka britid ja nende luureteenistused koguvad meie kõigi kohta infot. Siia ma paneks tegelikult ka veel Saksamaa BND täiesti rahulikult juurde. Ja veel meeldivaid riike. Rääkimata meie idapoolsetest naabritest, on nad siis lähemal või kaugemal. Mina sellele väitele vaidleksin vastu. Et me teame, et meie kõigi kohta kogutakse, me ei tea seda, me võime seda eeldada. Me võime seda eeldada, aga me ei tea seda. Õige, et meil ei ole tõsikindlaid andmeid selle kohta, aga see on võimalik. Mul on nende organisatsioonide pärast veidikene mure, sellepärast, et mida nad selle pasaga peale hakkavad. Ongi veel 4 aastat tagasi Föderaalne Juurdlusbüroo ametlikult avaldas ju otsimiskuulutuse, et on vaja araabia keelt soravalt oskavaid lõpetajaid, sellepärast, et nad uurisid 9-11 ja nad olid parasjagu jõudnud juulikuusse. Kogu selle traffic'i dešifreerimisega. Kogu lugupidamise juures koolipapana ma kutsun teid natukene korrale, et kuulake küsimus ära ja siis hakkame vastama. Aga meie vastused on huvitavamad järsku kui sinu küsimus. Seda raudselt, aga mul paluti nad ära küsida. Ma hea meelega kuulaks teid. Ainult, et tavaliselt ikkagi kõigepealt küsitakse, siis vastatakse. Me katsume siin nagu vastupidi teha. Aga see ongi palju põnev. Aga kas sa mäletad, oli nõukogude ajakirja küsimused ja vastused? Ja siis kas Poola või kes oli toimetaja ütles, et meil on vastused tigu raba küsimustega on probleemid. Just. Lähme Snowdeni juurde tagasi. Snowdeni juht näitas meile väga täpselt, et kogutud info ei ole turvaliselt säilitatud ja nende hoidmine ei ole turvaliselt tagatud. Keegi paganas ei tea siiamaani, mida ta kaasa võttis ja kui palju. Washington Post on väitnud, et ainuüksi USA's on 5,1 miljonit inimest, kellel on juurdepääs salajasele infole. Pange tähele, 5,1 miljonit inimest. USA rahvaarv on 170 miljonit, rohkem. Rohkem. Ilmselt paneme immigrandid sinna juurde, kellest mitte keegi midagi ei tea. Aga 170 miljonit ja 170 miljonit on Nigeerias. USA-s on ikka üle 200 tänapäeval minu mõttes. Võib olla, aga 5,1 miljonit inimest siiski on üsna hea ja kõrge arv. Taustakontrolle neile teostab erafirma ja suure nõudluse täitmiseks teeb ta oma tööd ilmselt konveiermeetodil.
kui meil on 5,1 miljonit inimest, palju on siis neid, kes peab tausta kontrollima veel, eks ole. Muuhulgas luureandmeid analüüsib üle 2000 ettevõtte ja sugugi neist ei ole kõik riiklikud asutused. Ja nad produtseerivad igal aastal kümneid ja kümneid tuhandeid raporteid, mida praktikas mitte keegi lugeda ei jõua ja sellest oli ka juttu meil tegelikult enne. Meil ei ole mitte mingit kahtlust, et Ameerika Ühendriigid on meie liitlased, eks ole. Lepime kokku, et on. Aga samas, kuidas me saame usaldada liitlast, kes ei suuda oma andmeid kontrollida ja nende turvalisust tagada. Ja küsimus on see, et mida me Euroopas ära saaksime teha, et Euroopa Liidu kodanikele oleks siiski mingisugunegi privaatsus tagatud, et need andmed ei lekiks. Uuringud näitavad, et internetiga maast madalast üles kasvanud tänased teismelised on hakanud taas väärtustama oma privaatsust, nii et väide just kui privaatsus oleks surnud, ei pea ka täiesti paika, millist seisukohta ma küll ei jaga. Sellest nõudeni kohta tahaks ühe asja lihtsalt nii-öelda õiendava ääremärkuse kohas öelda, et 2 poolt asjale. Tänu Snowdenile said väga paljud inimesed maailmas teada, et kogutakse nende kohta andmeid. See on, minu meelest on see teadmine väga oluline. See muuseas enne eelnud teema olid inimesed, kes muidugi teadsid seda, aga ütleme, laiad massid ei tulnud selle peale, millises maailmas nad elavad. Nii et Snowdenile võib teisest küljest aitäh öelda. Ja kindlasti. Ehk siis tegelikult ütleme, et inimesed ei saanud teada, vaid nad said kinnitust sellele. Just. Tegelikult ma parandaksin ära sinu sõna kogutakse. Tähendab, tegelikult minu arust tehnoloogia on jõudnud nii kaugele, et lihtsalt see informatsioon iseenesest jookseb. See informatsioon iseenesest. Näiteks, ma ei usu, et minu kohta keegi väga kogub, aga näiteks ütleme Putini kuseproovi analüüsi ma tahaks teada küll, et keegi selle välja koguks, sellepärast sellel on tähtsus. Nii et praegu ikkagi väga suur osa ei ole mitte see niivõrd tahtlik tegevus, kui lihtsalt see, et me oleme loonud tehnoloogia, mis on meist üle kasvanud. Ma ei ole sellega päris nõus, et on üle kasvanud. Tähendab, mis on üle kasvanud, on tehnoloogilised võimalused, seda arenevad niivõrd palju kiiremini kui regulatsioon, mis siis paneb paika selle, et kuidas seda informatsiooni saab kasutada. Et vanasti oli telefoni pealtkuulamine küllaltki kulukas tegevus ja sul pidi olema tohutu armee inimesi, kes kõike seda siis kuulavad ja linte lõikavad. Tänapäeval teeb arvuti väga suure osa sellest tööst ära, et see on läinud nii odavaks ja lihtsaks. Väga paljudel riikidel tõesti see võimekus nagu massiliselt informatsiooni talletada on olemas. Ma tuleks tagasi selle statistika juurde, mis sinu küsimusest sisaldus, et kas asjaolu, et 5,1 miljonil ameeriklasel on juurdepääs riigisaladusele kuidagi on meie jaoks ohtlik. Et see ei ole nüüd nii üheselt mõistetav, et selleks tuleb pisut mõista, kuidas see nõndanimetatud riigisaladuse süsteem toimib. Esiteks see ju ei tähenda seda, et on 5 miljonit inimest, kes kõik saavad ja lugeda kõike, mida ameeriklased teavad. Et selles süsteemis on informatsioon vägagi lahterdatud, compartmentalized, eks ole. Et juurdepääs on ikkagi vastavalt tööülesannetele väga spetsiifilistele osale sellest informatsioonist. Ja see on ka sisemiselt siis kaitstud. Et neid inimesed, kes tõesti võivad soovi korral lugeda ükskõik mida, ma arvan, et neid on käputäis Ameerikas. Jah, aga Snowden oli üks neist ilmselt. Vähemalt tal oli väga suurele osale informatsioonile siiski juurdepääs. Snowdenil oli juurdepääs, ma saan aru, telefoni kõnede salvestustele ja interneti traffiku salvestustele või talletustele. Tal kindlasti ei olnud juurdepääs USA tuumasaladustele või mingisugusele luureinformatsioonile, mis puudutas agentuure ja mis võiks ka meid kuidagi otsapidi puudutada. Nii et ka tema puhul, jah. Aga on tõsi, on vaieldamatu fakt, et on tekkinud olukord, kus on tänu arvutivõimsustele on võimalik väga lihtsasti ligi pääseda või vähemasti soovi korral töödelda informatsiooni, leida informatsiooni väga paljude inimeste kohta. Jah, see on tõsi. Kas me usaldame siin taustakontrollide puhul näiteks erafirmasid?
ma ei arva, et me peaksime usaldama riigiasutust rohkem kui erastruktuuri, sest tema erastruktuur peab ekstra usaldusväärne olema sellisel puhul, sest tema elus püsimine sõltub sellest, et ta ei eksi selles mõttes, võib-olla isegi mingisugusel äraspidisel moel võiks riigiasutust vähem usaldada. Ma olen selles mõttes sinuga absoluutselt nõus, et arvata, et me oleme kuidagi harjunud mõtlema, et riik iseenesest on mingi turvaline mehhanism, eks ole ju, kes tagab kodaniku, ma ei tea, vabadused, kodaniku saladused ja see on ju, seda on rumal mõelda. Et kindlasti mitte. Ma kipun ka arvama, et spetsialiseerunud erafirma saab paljude asjadega kindlasti paremini ja turvalisemalt hakkama, kui see oleks mingi kentsakas ametkond. Nad peavad reeglina olema professionaalsemad. See on lihtsalt nii, nad peavad olema, eks nad ikka kipuvad olema ka, et kui me vaatame, kuidas riigistruktuurid töötavad, lihtsalt iseenesest, tahes tahtmata satub sinna onupoja poliitika tõttu igasuguseid tölmokki. Tõsiselt, kes ei valda suurt midagi ja lõppkokkuvõttes see riik kui kogum saab isegi seda endale teatud moel lubada. Aga nüüd ütleme mingi väga konkreetse asjaga tegevel erafirma, tema eluiga jääb õite lühikeseks, kui ta kipub tegema selliseid vigu, mida võib isegi lubada endale mingi riigiasutus. Aga mis puudutab seda küsimuse osa, et kas ameeriklased on meie liitlased, et loomulikult on nad meie liitlased, aga ega liitlus ei tähenda seda, et ameeriklal puuduvad riiklikud huvid. Et nii, et liitlus on see, et me oleme teatavates küsimustes ühte meelt, aga nii kaua, kui on riigid maailmas olemas, nii kaua on igal riigil oma huvid, et mis sellisest massiivsest võimekusest korjata informatsiooni üle ilma ja ka teiste riikide kodanike suhtes tuleneb. On see, et ma usun, et riikidel on tekkimas kohustus kaitsta oma kodanikega infojulgeoleku valdkonnas. Tegelikult peaks iga riik tagama oma kodanikule võimaluse turvaliselt suhelda internetis. Muide, kui me räägime sellest, et riigid võivad vahele kukkuda, tähendab, ütleme see Iraani ja Ameerika lugu, see on see klassikaline, aga võtame veel varem, mis oli täiesti globaalne riikide läbikukkumine, kus juures jutt ei ole mitte USA-st, vaid jutt on nii USA-st kui ka NSV Liidust. Lihtsalt ühel konverentsil me sattusime juttu ajama tollase varem olnud luure keskagentuuri direktori kohtunik William Websteriga ja tähendab meie ette kerkis, jutus kerkis üles küsimused, aga kuidas see ei olla niimoodi, et nii KGB, nii GRU kui ka luure keskagentuur magasid maha 2 nädalat enne seda, kui Nõukogude Liit kokku kukkus, et taevane arm, et kõik teie prognoosid olid üles ehitatud 21. sajandile ja kõik iganes. See lihtsalt elementaarselt magati maha ja kui seda teeb luure keskagentuur ja KGB üheaegselt, siis järelikult see on mingisugune globaalne riiklik probleem, see ei ole seotud enam selle riikliku struktuuriga. Ja KGB-l, eks ole, tal oli 120 miljonit toimikut, mida nad logesid, et operatiivselt korjati inimese koht. Mida kurat sa teed selle 120 miljoni toimikuga, kui KGB ülemal oli üks otsus, ta kas on Jeltsini poolt või vastu ja ta ilmeksimatult langetas ainsa vale otsuse ja oli 3 päeva pärast vanglas. Nii et selles mõttes ütleme, see riigi, see, nagu sa ütled, igaks tölmokad ja värgid ja nii edasi. Ja ma pärast hakkasin mõtlema, et Khrushchev tegelikult, eks ole, sittus margi täis miljonitel salajastel koputajatel, kelle infot oli vaja see ainult üks kord, et langetada see üks ajalooline õige otsus. Tõsi, Putin korrigeeris selle. Putin on korrigeerimas, väga jõuliselt korrigeerimas. Ja siin me võime öelda selles Putiniga, et Putin on ka esimene minu teada, Erik Ajalooluse võib parandada, minu teada tegemist on ka ainsa salateenistuse huntaga. Tavaliselt on nagu sõjaväelased seda teinud. Jah, see on tõsi, et salateenistuse kaaperdatud riik on see Venemaa antud hetkel kindlasti, mis puudutab nendesse sovetoloogidesse, kes ühes kui teises tähtsas kohas USAs töötasid ja kõik puusse panid, kui me loeme veel seal aruandeid kuukene suurt kollapsit, kus keegi seda ette näha ei osanud, siis see on omakorda naljakas. Aga mis tegelikult peaks meile ühte asja tõestama üldse maailma kohta, ega siis hoolimata andmete kogumise tõhususest või tugevusest, ega ka täna jäites, et mingil hetkel on ühiskondlikud protsessid väga juhitamatud, nii et ükski andmekogumine ei pruugi sul tegelikult mingil hetkel
mitte midagi muide see Websteri vastus, Websteri vastus oli väga hea. Sa ütled, sa küsid minu käest, et miks meie ei teadnud. Aga ütle, miks teie ei teadnud, sest teie olite ju seal. Just nimelt. Ma tahtsingi öelda, et ega luureasutused ei ole, nad peavad ikkagi, nad saavad ju teada ainult seda, mida teavad otsustajad. Et sellel hetkel 2 kuu aega enne Nõukogude Liidu kokkukukkumist ei teadnud seda ka Gorbatšov, et see kokku kukub. Et kust nad siis oleksid, nad ei ole ju kaardimoorid ja tuleviku ennustajad, et nad ikkagi peavad edasi andma reaalset olukorda nii palju, kui see võimalik. Aga analüüsi üks mõte on võimalikult, eks ju, täpselt igasuguseid tulevikuprognoose teha ja selle kohaga läks kuidagi igal pool nihu. Aga mis puudutab KGB esimehe õiget või valet otsust, et selle üle võib jälle ka vaielda, sellepärast, et ega luureasutus ei saa ju, luureasutus on lihtsalt osa poliitilisest süsteemist, ta korjab seda informatsiooni, mida tema poliitiline tellija temalt küsib ja ta mõnes mõttes ja tema aktiivne tegevus on teatavas mõttes riigi huvide esindamine teiste vahenditega taas. Et ei ole mõtet lahutada neid 2 asja ja kui Nõukogude Liit kui süsteem, iga süsteem ju tegeleb põhiliselt kõigepealt kestmisega, oma olemasolu kindlustamisega, talle oli see sisse programmeeritud, see otsus. Ta ei saanudki teistsugust otsust teha. Ma tuleme korraks turvalise juurde tagasi, ma näen siin seinal küsimust. Mart Kalvetan, kas on ohtlik, et tõhusaimad privaatsust pakuvad kanalid, millest toimub ka must äri? Muuseas, tegelikult ma arvan, et see on teema küll. Ma usun, et Eerik oskab seda vast kõige paremini kommenteerida. Et tõhusamad privaatsust pakuvad kanalid, see on ka must äri. Kuule, vaata juriidiliselt, see on põhimõtteliselt selles mõttes õige, vaata must äri on kriminaalne. Kriminaalsed mehed ajavad asju nagu suurema konspiratiivsuse astmega kui need, kellel seadusega kõik korras on. Ma ei ole kindel, kas see iga kord niimoodi on, et just nendes kanalites toimub must äri, mis pakuvad suurimat privaatsust, aga on selge, et kuritegelikud ringkonnad alati käivad sammukese ees või vähemasti sageli sammukese ees siis nendest, kes neid püüavad. Nii et see võib-olla tehnoloogia arengule on isegi mõnes mõttes positiivne nähtus. Aga ühesõnaga kokkuvõttes ma tahaks küll Snowdenile saata siukse nelkidega kaardi ja öelda talle, et aitäh, armas Snowden, sest et tema tegevus juhtis väga olulistele asjale tähelepanu just nimelt nendel samadel lekete võimalustel. Jah, tegelikult ju seda asjaolu, et toimub massiivne informatsiooni talletamine, see asjatundjatel ei tulnud mingisuguse uudisena ja sellest on ju erinevad ka IT-aktivistkonnad aastaid rääkinud, et me saime teatava kinnituse ja võib-olla mõned uued momendid, aga kogu see Snowdeni tegevus laiemalt on minu meelest väga mitme otsaga just selle tõttu, et ma arvan, et me saame kunagi teada, mis hetkest oli tegemist Vene eriteenistuste operatsiooniga. Jaa, ma selle vastu ei vaidegi, aga see on teine asi, ma lihtsalt tahtsin Snowdenil tänukaardi saata seetõttu, et on väga suur vahe ühiskonnas, kas mingist asjast, mis tegelikult kogu ühiskonda puudutab, teab käputäis spetsialisti või okei, mingid IT-elemesed või siis see on kinnitussamad kõik. Sa pead seda võtma väga suure koefitsiendiga selle tõttu, et täna seda, mida me Snowdeni teadmistest teame, ei otsusta mitte Snowden, vaid Vladimir Putin. Aga muide, pange tähele, ma räägime globaalsest strateegiast ja sellist asja, tuleme inimlike asjade juurde tagasi, näiteks ikkagi, kui palju informatsiooni, mis peaks olema absoluutselt avalik ja nii edasi, salastatakse ära täiesti arusaamatutel põhjustel. Väga huvitav asi, eks ole. Priit Toobal on kohtu all. Just. Eks ole. Sellepärast tema luges Hannes Rummi ja Toomas Hendrik Ilvese kirjavahetust. Loogiline küsimus on see, mis on selle kirjavahetuse sisu. Tähendab, kõik teavad, et on olemas mingid kirjad, mida ta ei tohti nüüd lugeda, ta on lugenud ja nüüd on siis kogu meie uuriv ajakirjandus järsku täielikult vaid. Ja sa ei saagi seda teada. Mis on selle salastamise motiiv? See on number 1. Number 2. Minu jaoks väga oluline näiteks ka, kui me räägime sellest suurest inforingi liikumisest ja sellest,
vaata, kus see läheb tõesti ohtlikuks ja kus ma tunnen seda näiteks ka oma üliõpilaste pealt ja nii edasi, kus isiklikku informatsiooni hakatakse kasutama kellegi poolt ja selle järgi hakatakse inimesi näiteks tööle võtma. Kui firmad hakkavad tegema taustauuringuid ja kui noor andekas poiss, kes lihtsalt lolli peaga kuskil 10-aastaselt tegi mingisuguse käkiga sai hakkama või keegi on kuskil seal samas, minu pärast mingit narkotsi tõmmanud 18-selt või mingi lolluse teinud sealt 21-selt, kui see talle 35-selt meelde tuletatakse ja ta ei leia tööd, tähendab, kus mingisugused müstilised täpselt ei leia tööd, sest ikkagi taustauuringuid tehakse, aga halvem on see, kus on oht täiesti olemas, et seda saab šantaažiks kasutada. Seda saab väga edukalt, kui sa oled mingil kohal, kus sul tekivad tõsised vastased, siis sellega saab välja pressida sinult otsuseid. Just. Ja see on oluline. Mis puudutab Toobali juhtumit ja siis Rummu ja Ilvese kirjavahetust, siis mina vaidleksin siin küll vastu, et see ei ole antud juhtumil üldse tähtis, millest nad kirjutasid. Küsimus on selles, et nad kirjutasid omavahel ja see ei olegi meie asi ja ei olnud ka Toobali asi. Ei, aga mind lihtsalt, mitte see, et see mind tõesti jumala eest huvitab, aga meil ilmuvad ju artiklid ka sellest, et 3 päeva järjest on prügikast tühjendamata ja sellest tehakse uudis. No see peaks olema ju kollase ajakirjanduse maasikas. See, et Toobal vangis ei istu, on küll täiesti valge ajakirjanduse teema. Ei, ma rääkisin sellest kirjavahetusest. Härrased, ma jällegi segan teile vahele, sellepärast, et meil põhimõttelt on 2 küsimust veel ja kui me selles tempos jätkame, me ei jõuagi nende juurde. Autoriõigustest. Ma usun, et teile ei ole eriline uudis, et mitte ainult väga paljud eestlased, aga väga paljud maailmakodanikud kasutavad piraattarkvara. Tõmbavad internetist illegaalset muusikat, filme, mängivad piraaditud arvutimänge ja seda olukorras, kus vähemalt teoorias on sääraste tegevuste eest nähtud ka kas pikad, aga vanglakaristused küll ja trahvidest ma ei räägigi. Euroopa Piraadipartei on teinud ettepaneku reformida rahvusvahelise autoriõiguse reegleid. Kas autoriõiguse seadus on ajale jalgu jäänud või kuidas peaks probleemile lähenema? Ammu on. Sellepärast, et autoriõiguse alused rajati seos Pariisi maailmanäitusega ja põhinõks oli selles, et ameerikalased olid leiutanud... Mahinime ka, et see oli 20. sajandi esimene aasta. Jah, 20. sajandi esimene aasta. Ameeriklased olid leiutanud lihamasina, sina kui gurmeemees tead. Tähendab, ühesõnaga, see lihamasin, millega sa hakkliha ajad ja nemad olid selle võlli teinud ja see oli vaja, et eurooplased ei hakkaks seda järgi tegema ja nüüd hakata 21. sajandil selle seaduse järgi midagi tegema. Tähendab see, et ta on jalgu jäänud, on absoluutne fakt ja seda tegelikult kogu see akta liikumine nii poolt kui ka vastu on seda just demonstreerinud, aga võt nüüd on niimoodi, et nüüd ehk rohkem IT-spetsid peavad ütlema, mis sellega edasi teha. Sest tõenäoliselt me peame harjuma ühe väga lihtsa asjaga, et autoriõigusega on kaitstavad tooted, mis on valmistatud, oletame kuni aastani 2000. Oletame need, mis nüüd on vinüülplaadi pealt trükitud ja nii edasi, nii edasi. Kõik see, mis on tehtud siin nendes arvutides ja värkides, mulle tundub, et see on täiesti kaitstamatu. Juriidiliselt see on kaitstav tehniliste vahenditega, aga see on selle tootja enda probleem. Ja üleüldiselt riiklikult on see muidu USA probleem, sest nemad on kõige rohkem selle originaalkontendi tootja. Ma ääremärkusena ütlen, et õnneks akta kuppus meil läbi, küll aga on tulemas TAFTA ja kui ma õieti mäletan, see oli IPCC. Siin targemad spetsialistid ütlevad, et nendest veidi vara rääkida, et me ei tea täpselt, mida see sisaldab. Ega ei teagi. Mina aktat sellisel kujul ka ei toetanud, aga samas ma ei arva, et kui me eeldame, et lähiajal peaaegu kogu loometegevus kommunikeeritakse läbi interneti ja on väga lihtsasti kõigile kättesaadav, et siis loojad enam ei peaks üldse tasu saama selle eest. Ja ma olen kindel, et tehnoloogia arenedes tekib, et umbes nagu sul on gaasitrassil on mingisugune lugeja peal, et samamoodi tekib sul mingisugune tehnoloogiline lahendus, kus registreerub üsna automaatselt, kes mida kuulab, loeb ja alla laeb, ükskõik siis mis tarkvara kasutades.
et siin ikkagi mingisugune tasakaal peab olema. aga ma Piraadiparteiga just ei ole mina ka nõus rõhutaksin, absoluutselt. ma võib-olla rõhutaksin seda, see on väga oluline, et tähendab, et see probleem ei ole praegu mitte niivõrd jurisprudents alati tuleb sajandeid tagant järel, aga see just nimelt, et me peame leidma tehnilised lahendused sellele küsimusele. Kindlasti, sest et lõppkokkuvõttes on see on väga hiinlaslik mõtlemine, et me võtame igasuguse suvalise asja, siis võtame ta koost lahti ja teeme kurat omamoodi selle ümber, eks ole ju, ja sitta sellest autorist. See, et keegi selle taga on, keegi tegi tööd, nägi vaeva, see ajab mind ausalt öeldes marru, nii et see Piraadipartei on üks trosside kamp tegelikult. Ma nüüd parandan, et Euroopa Piraadipartei ei pakkunud seda, et autoriõigused üldse ära kaotada, vaid siiski, et neid reegleid tuleks muuta. Ja ma olen 100% kindel, et keegi ei arva, et looja ei peaks oma loomingu eest mingisugust... No ma loodan ka, et see võiks olla elementaarne, sest muidu tekivad meile riiklik filharmoonia ja ma ei tea, Eesti NSV, ma ei tea, teeneline kunstnik ja üleüldse, kelle looming kuulub rahvale. Et seda nagu ei tahaks eriti näha, et inimene, eriti veel kui tema loodud asi rõõmustab paljusid inimesi, on ju oma tasu väärt, ega siis miks on trollijuht peaks palka saama, et ei ole nii. Aga saad aru, see rõõm, kui sa saad selle asja tasuta, on nagu palju suurem rõõm, kui sa pead selle eest maksma. No vot, ma vaidlen vastu, et kuna mina ei tõmba kusagilt mingit pagana piraattarkvara ei kuula, aga muusikat, kui minu mingi lemmikartistil tuleb plaat, ma ikka lähen tõsimeselt poodi või tellin selle endale, et sama asi on ka raamat. Võin kinnitada, et ka mina seda ei tee sellisel põhjusel, et ma ei oska hästi. Aga põhimõtteliselt natuke see on siin paralleel, ütleme, et suured stuudiod või suured produktsioonifirmad, kelle käes on väga palju seda käivet, maailma loomekäivet, et me interneti arenedes ja tehnoloogia arenedes tegelikult näeme ka siin mingisugust turu avanemist, et eeldatavasti meil tekib varem-hiljem suhteliselt vaba turg, et kõigil on väga lihtne mõõta, kui palju kedagi kuulatakse, loetakse või vaadatakse ja vastavalt sellele siin on üks tehniline nüanss veel lihtsalt. Tekib ka siis nende loojate turuväärtus. Ja üks tehniline nüanss lihtsalt on ka see, et selle sama autoriõiguste juurde kuulub ka üks teine pool, milles ei olegi võib-olla nüüd keegi teine süüdi kui need samad suurkorporatsioonid, kes tihtipeale igisevad autoritest kõvemini, et kuna tegelikult on väga suur osa sellest rahast, mida nemad ühe autori pealt teenivad, on see üle 90%, võib-olla 80% seal. Ja nemad ei taha tegelikult oma leivast ilma jääda, et autoril nagu see raha, mida autor saab tegelikult, kui see tehnoloogiliselt kuidagi moodi nii teha, et autor seal enam otse saaks, eks ole ju, et ilma, et seal oleks mingit giganti vahel, kes trükib sinna oma firma nime IMI peale ja siis toob selle plaadi poodi. Ei, ja üldse need on niisugused lahendust otsivad asjad. Ja ma loodan ka, mis puudutab korruptiivseid vabaühendusi ja korruptiivsed vabaühendused on olemas, siis muidugi täielikult kriminaalne oma olemuselt on igasugune roheline liikumine. Aga sellele järgneb kohe minu arvates autori kaitse, kes võtab autori käest ära 99% ja siis see luuletaja Juhan Liiv lõpus ei saa ikkagi midagi muud annetada peale oma pintsakusest, ta ei saa autori kaitsest oma raha kätte. Ma laiendaksin natukene nüüd seda küsimust ja ilmselt kõige viimase küsimuse juurde me tõesti ei jõua. Meil aeg hakkab otsa saama. Nimelt, piraatlust on tegelikult imelihtne vähendada. On statistika üsna üheselt näidanud seda, et kui inimestele mõistliku raha eest pakutakse teenust, et ta ei pea midagi kusagilt otsima ja tõmbama, ta maksab selle raha. Ta hea meelega maksab selle euro, mitte ei honesta. Nii, ja nüüd on küsimus. Ameerika Ühendriikides on päris mitmeid toredaid teenuseid, mida kogu Euroopa Liidus, näiteks Suurbritannias seda pakutakse, mujal ei pakuta. Kas te leiate, et Euroopa Liit peaks kehtestama ühised reeglid, et kui see on ühes liidu riigis, siis saaksid seda kõik tarbida. Sest antud juhul on täiesti jabur olukord, et ma pean selle teenuse tarbimiseks sisuliselt valetama. No see oleks kooskõlas ka Euroopa põhiprintsiibiga, ehk siis teenuste vaba liikumine, nii et peale selle Eesti kui väga väike turg kindlasti oleks see meie erihuvides selline ühtlustamine. Absoluutselt ja Euroopa Liit
kipub olema nendes sellistes küsimustes hirmus aeglane ja kui sa neid taate vaatad, kes seal tolgendavad, et oled seal külas käinud mõnel oma tuttaval saadikul, siis ei ole suurt imestada, et nad on nagu, osad neist on 20. sajandi keskpaiga, aga mõned ka 19. sajandi taadid, nii et nad ei, suur osa neist, ühesõnaga ei jaga probleemi olemust tegelikult. Ja siin on ka see, et väga suur korporatsioonide turg mingil hetkel mingites kohtades, eriti mis puudutab kunsti ja loome igast valdkonda, see võimalikult kiiresti peaks murduma. Ja vaata, siin oleks üks asi minu arust, kus Euroopa Liit, just nimelt Euroopa Liit, mitte Eesti ja mitte Ameerika, vaid just Euroopa Liit kui riikide ühendus, peaks minu arust väga olulise sammu astuma. Ma toon lihtsalt ühe väga lihtsa näite, mis on niisuguse primitiivse arvutitarbija tasemel. Mulle meeldib vaadata klassikalisi filme. Sageli ma näen, et võt see film on olemas, mõnikord isegi öeldakse for free või watch for free või watch for one või see ja nii edasi. Ja see sama üks film on, ütleme, on 7-8 nagu portaali peal või ütleme 7-8 platvormi peal. Iga kord, kui ma enda sinna sisse löön, siis ta küsib mu käest e-maili aadressi, nime, kodust, seda. Ja vot, kuna ma ei tea, mis seal taga on, siis jääb see film vaatamata. Vot kas ei peaks see ligipääs olema kuidagi unifitseeritud, et ma saan aru, et esiteks seal taga ei ole omakorda piraat ja piraat ja nii edasi, ja et see ei ole suli film, mis tegelikult nõuab mu käest andmeid ainult näidates mulle seda ühte film, aga korjab minu käest kõik muud asjad ära. Kas te olete seda tähelepanu? Seinal parandatakse autoriõiguste monopol pärineb trükipressi ajast Inglismaalt. Mis asja trükipressi monopol? Autoriõiguste monopol. Jah, ma ei tahtnud seda hakata aine parandama, aga et see on patendiga, see Hakli masinavärk on patendiga. Kallis kirjutaja, me räägime patendist. Ja seal on, nagu sa tead, on Saksa majandusedu alus see, et neil oli väga pikalt puudus see patendi õigus. Aitäh sulle ja aitäh sulle. Õige. Nii, aga ikkagi viimase küsimuse küsin ära, palun üsna lühidaid vastuseid, meil on 3 minutit aega või isegi 2. Kuidas me tagame eesti keele ja kultuuri säilimise digiajastul? Selle me tagame oma kultuuriga ja see nüüd ei puuduta küll Europarlamenti absoluutselt, kallid sõbrad, et saagem aru. Meie kultuuri säilitamine ei ole kellegi teisi kui meie enda asi ja see on omakeelne haridus, ma ei tea, mine ringi, käib raamatupoes, vaata, Eestis ei ole mitte iialgi nii palju raamatuid trükitud nagu praegu, nii et ma arvan, et siin ei ole mingit probleemi. No ma arvan, et me peame lihtsalt kasutama kõiki digimaailma võimalusi samamoodi oma keele säilitamiseks kui nagu varem ja mõnes mõttes võiks väita, et tänapäeval on loodud olukord, kus eesti keel ongi igaveseks säilitatud. Isegi kui kõik eestlased ära surevad, siis digimaailmas säilib ta ikkagi. Jah, ja see ongi see vastus, jah, täpselt. Me oleme selle eesti keele viinud igavikuliseks, nii igavikuliseks, et see ei ole enam eestlastest. Selge, ma tänan teid väga ja mul oli tõsine rõõm teiega siin olla, mul on väga kahju, et me peame lõpetama ja mul ei ole kunagi paremat õppegruppi olnud. Aitäh teile!